tere, täna räägime sellisest ägedast pearlescent filtrist ja mida ta teeb, saate kohe teada. Mida see pisike klaasitükk teeb? Põhimõtteliselt sa lisad selle endale objektiivile ette ja ta teeb pildi nii-öelda pehmemaks ehk siis lõikab niisuguse digitaalse müra pildilt ära. Ja kuidas seda siis kasutada? Siin on kaamera ja siin on mattebox. Siis võtame eest ära siit selle plaks, selle siis siia ette, paneme ta siia kaamera ette. See on nüüd üks võimalus, kuidas seda kasutada. Teine võimalus on siis osta objektiivile kohe, saad sa Tiffany niisuguse, ma ei tea, mis ta nimi on, niisuguse junni siia ette ja selle külge paned siis selle filtri ja siis sul põhimõtteliselt ei ole kogu seda asja vaja, mis siin kaamera küljes on. On kõvasti kergem ja mugavam, aga minul on siis antud hetkel niisugune variant kasutada. Nüüd ma lisan siis videole kaadrid, mis ma olen filminud selle filtriga ja ilma filtrita, et saate ise otsustada, et kas see $450 on niisugune mõistlik investeering. Nüüd te nägite siis selle pildi vahe ära, mida see filter teeb. Miks minule ta üldse silma jäi, oli see, et ma olen alati tahtnud saada nii-öelda pildist rohkem niisugust kinolikku nii-öelda pilti kätte. Ja praegused kaamerad, mis müügil on, nad on jube digitaalsed, nad on jube kontrastsed ja nad ei ole nagu nii efektsed. Aga tänu selle klaasile ta teeb siis kogu selle pildi pehmemaks ja mõnusamaks ja silmale, vähemalt minu arvamusel, on ta palju mõnusam ja ägedam nagu vaadata. Ja teine asi, kus seda on veel hea kasutada, näiteks kui filmida niisuguseid vanemaid inimesi või kes on väga niisugused, vaatavad ennast nii-öelda väga kriitilise pilguga, et ta kindlasti tõmbab niisuguseid kortse ja asju vähemaks ja ta teeb selle niisuguse üleüldise näo mulje teeb ka paremaks ja pehmemaks. Loodan, et sellest videost oli siis mingit abi. Ise saate otsustada, et kas teil võiks siis seda filtrit vaja minna ja näeme järgmine nädal. Tšau!